Et seekord me siis räägime pimeda ruumi teraapiast ja meil on lahkelt tulnud appi selle juures siis Erik Grünberg, kes kes on siis õppinud kunagi massööriks, proviisoriks ja tegelenud joogaga juba vist 35 aastat. Et koos siis Tuule Leega peavad koos Leesoja talu, kus siis pakutakse erinevaid joogapraktikaid, enesearendust, vaastulaagreid, aga selle kõrval ka siis pimeda ruumi teraapiat. Ja mis see pimeda ruumi teraapia iseendast siis kujutab, sellest me siis saamegi natuke rohkemalt teada ja pärast loomulikult ootame teie küsimusi, et mis nagu üles jääb, siis Eerikult saab küsida täpsemalt. Aga ma annakski sõna siis Eerikule. Kuna see tutvustus on ära, siis ma alustaks nagu sellise naljaka lausega, et mida öeldakse vahel kadunud asjade kohta, et mis on kadunud asjad, et need on asjadest meie jaoks saanud asjadeks iseenestes. Et sama võib inimese kohta öelda, et need, kes sinna pimedusse lähevad, seal on, siis need on nagu inimesed, kes inimestest meie jaoks on saanud inimesteks iseenestes, et siis nad on argisest maailmast kadunud teatud ajaks. Päris algusest me oleme teinud seda aastast 1996, seda pimedat ruumi algselt olid väga algel, nüüd on palju mugavamad. Ja siis viiteid leiab üle maailma, mida vanemad kultuurid, siis seda enam on viiteid. Üldiselt paganlike kultuuride initsiatsiooniriitused on väga sageli nõudnud pikka pimedust ja siis erinevad vaimsed otsingud, erakud on ka siis väga pikka aega pimeduses on. On mingi psühholoogiline piir, natuke hiljem räägin lähemalt neid, aga inimese kõnekeskus ajus pidavat seisma jääma, kui ta on 3 aastat üksinduses ja vaikuses. Et seda siis paljud vaimsed õpetajad Indias on lubanud rääkima hakata, aga ei ole seda teinud, kui neil on üle 3 aasta kestnud siis see nii-öelda eraklus ilma suhtlemata. Aga üldjuhul selline pimedus on väga kõige esimese asjana aitab puhata, aitab reguleerida oma psühholoogilist pilti, siis nagu taastada paljusid funktsioone enda sees, enda isiksuses. See konkreetne tõuge, millest me alustasime seda ruumi, oli siis ühest India vanast tekstist. See tekst on 1000 aastat vana, pärimusena 5000 aastat. Kashmiri šivaismist pärit Vijnana Bhairava tantra, kus siis on 112 algmeditatsiooni, mis pidavad siis kõikidele inimestele sobima, kes on kunagi elanud, kes praegu elavad ja kes kunagi hakkavad elama. Et siis nagu inimese ajule vastavad võimalikud tehnikud. Ja natuke on kirjutanud valgetest inimestest Timothy Leary, siis sellistest, ütleme siis selline teema nagu sensoorne deprivatsioon, sellest ka natuke tuleb hiljem juttu. Ja võib-olla kõige detailsemalt on nagu uuritud kosmoseuuringutes, et nii Ameerika kui Vene kosmoseuuringud, kes siis nagu esimestena alutasid, taheti luua võimalikult lähedasi tingimusi, mis on seal ilmaruumis. Siis selleks kosmonaut või astronaut sukeldati basseini, kus oli pime vaikne ja kui see veetihedus on enam-vähem siis kehatihedusega 1, siis on selline hõljupõlek, et sul ei ole nagu otsest kaalu. Ja siis pandi tähele, mida eriti Vene nagu marksistliku ideoloogia tingimustes inimene ei tohtinud nagu nägemusi näha, et pandi tähele, et täielikult paadunud materialistid hakkasid nägema nägemusi seal pimeduses, mis on täiesti loomulik, sest aju ei suuda ilma tegevuseta olla. Et kui talt võetakse ära hulk neid väliseid meele, mis tähendabki sensoorset deprivatsiooni, siis aju hakkab neid ise taas esitama enda seest. Siis natuke statistikat, et asi oleks selgem. Meil on käinud umbes võib-olla 350 inimest pimedas ruumis. Mehi, naisi umbes võrdselt.
siis ütleme, vanus võiks olla 20–50 aastat, kes on käinud. Siis 10 paari on käinud, paaride jaoks on eraldi tingimus, et kumbki peab olema ennem käinud ja siis sellest ma ka pärast räägin veel. Ja siis on 6 last on koos vanemaga, ühe vanemaga käinud ja sellest ka natuke pärast poole. Siis milline on sellise inimese psühholoogiline profiil, kes sinna tuleb? Kõige sagedamini ta on ülitundlik, ta on kindlasti introvertne, enamusel introvertne. Siis enamjaolt on need inimesed sellised loomeinimesed või ütleme rikkaliku hingeeluga inimesed, kas siis visuaalse või audiaalse dominandiga, et nad eelistatult oma elamusi elavad enda sees läbi kas nägemustena või siis kuuldava maailmana. Ja siis üks omadus veel, mis on võib-olla nüüd uudissõna nii-öelda, on säilenõtkus, selline psühholoogiline omadus, mis siis tähendab, et kui see säilenõtkus on suur, siis kui inimesel on mingi emotsionaalne mulje või kogemus olnud, siis selle suure säilenõtkusega inimene elab väga pikalt seda läbi. Kellel on väike säilenõtkus, siis sellel kustub ja ta asub muude tegevuste juurde. Et inimene, kes ei saa oma emotsionaalsetest muljetest kergesti üle, vaid need kestavad kohutavalt kaua, siis sellised inimesed eelistatult tulevad sinna pimedasse. Siis nagu tegevusvaldkondadelt võib-olla kõige rohkem on loomeinimesi, kunstiinimesi, muusika, helide maailma inimesi, siis selliseid nagu leiutajaid või teadlase tüüpi mõtlemisega inimesi. Ja võib-olla teistest ametitest veel on juhid, käivad küllaltki palju, sõjaväelased ja sport, kes spordiga kokku puutub, sest ta spordis võimaldab ideomotoorne treening ja see on väga hea on seda teha pimedas. Ja selline aladel, kus annab oma distantsi või mingit tegevust kujutluses läbi elada väga täpselt, siis selle jaoks sobiv. Siis väga palju on vaimsete otsingute inimesi, kes erinevad mingit psühhofüsioloogilist suunda endas arendavad. Ja neid, kes püüavad arendada intuitiivseid võimeid, ehk siis nagu tajuda ette või tajuda nagu, mis teiste inimeste sees toimub ja teised sellised võimalused. Siis hirmu ületajad sageli tulevad. Et meil on selline keskmine aeg pimedas viimiseks oleks siis meie poolt pakutud 7 päeva ja sageli enamjaolt ollakse see 7 päeva ära, et ei ole hea varem välja tulla, see paneb nagu vale rütmi käima, sest kui inimene ütleb endale, et ta on 7 päeva pimeduses, siis kogu keha, nagu keha infosüsteem valmistab ta ette, et see niimoodi on. Ja kui nüüd varem välja tulla, siis tekib mingisugune lõhe või tõrge või selline. Ja paljud ütlevad, et vale rütm läheb elus käima. Aga nüüd erand on need hirmuületajad, kes siis, kui nad on 2 päeva ära, siis on väga hea, et nad ongi nagu sihiks seadnud, et mitte olla, 7 on liiga palju, et kui nad suudavad juba mõnda aega pimedas olla, siis see tähendab nende jaoks suurt võitu edasiminekut. Ja 3 päeva pimeduses viibida oleks nagu sissejuhatus. Et see on umbes, selle viibib enda jaoks on aeg subjektiivne. Aga meie jaoks, välisvaatleja jaoks 3 päeva on siis selline aeg, kus jõutakse päris selle enda mina juurde kohale. Selle 3 päeva jooksul kustuvad ära sellised igasugused informatsioonijäägid. Selline mõttetu informatsioon, mida inimene ei taha endas pidada, see tuleb ka sageli küllaltki vaevaliselt välja, siis tavaliselt selle esimese 3 päeva jooksul. See on niisugune keskmine, ei ole kõigile ühtemoodi päris. Aga et selles mõttes aju võib võrrelda nagu seedesüsteemiga, et ta toitub muljetest ja selle käigus tekivad erinevad infoüksused, mida on vaja välja saata, mis ei ole inimesel vajalikud.
ja tavaelus nad väga hästi ei pruugi välja tulla, aga siis pimeduses hakkab ta niisuguse virvarrina ja katkendlike infokildudena nagu ära minema, küll on pildid ja helid erinevad. Siis seksuaalenergia kogumine või inimene, kellel on tugev seksuaalsus ja tahab leida väljundit nendes elamustes, siis see on, ka neid on päris palju. Ja siis on veel terve hulk erineva konkreetse teemaga inimesi, kes tulevad. Siis mõned nagu haiguse või siis haigustega seonduvad asjad, millele püütakse leevendust saada. Et meil on käinud 3 skisofreeniaga inimest, kelle elu on siis oluliselt kergemaks läinud. Ütleme, et nad on pärast seda kogemust kergemini hakkama saanud igapäevaelu asjadega. 4 astmaga inimest, kellel on nagu tõsisem probleem ja umbes 10 nagu nõrgema astmaga. Ja samuti nendel siis läks kergemaks. Et väga palju loeb see psühholoogiline häälestatus. Pimeduses aju saab ennast palju korrigeerida, nii-öelda remontida, puhata, üleliigset välja visata, rahuneda. Siis 5 epilepsiaga inimest, et tüüpiliselt, et paljudel on peale seda oluliselt harvenenud või ütleme, et 2 kuud ei ole üldse epilepsia hoogu ja siis kui üldse tuleb, siis mingite stressiolukordade tagajärjel, et see oluliselt vähendab. Siis depressiooniga inimeste kohta võib öelda nii, et seda meie nagu, seda ei saa jutus nagu väga täpselt määrata, kellel kuidas on ja kui raskelt ja mis suunas, et see on keerulisem, aga paljud on öelnud nagu seda välja, sellist kalduvust ja pärast tagasisidet andnud, et see on oluliselt kergemaks läinud. Nüüd natuke sellest sensoorsest deprivatsioonist ehk siis olukorrast, kus välismaailmas sisse tulev info on ära kaotatud või et meeled ei võta vastu infot. Päris ütleme siis maksimaalne deprivatsioon oli kosmonautidel, kus oli ka kaaluta olek, niisugune hõljuv olemine vees ja raskusjõudu nad ei tajunud sel ajal. Kui seda nüüd pikka aega teha, siis on sama probleem, mis kosmoses, et südamelihase mass ja paljude lihaste mass väheneb, sellepärast et nad ei saa pidevat treeningut, nii nagu meil kaalu tingimustes on. Aga ma arvan, kindlasti ta lühiajaliselt oleks hästi võimas, et selleks on vaja lihtsalt sellist suurt basseini ja mingisugust õhu pealeandmist. Et kas mingit tüüpi akvalangi või millegi muuga. Et see oleks nagu täielik, aga samas pikemaaegse treeningu ja erineva häälestusega on siis selline 2 meele deprivatsioon parem. Et siis nägemine, kuulmine, ehk siis pimedus ja vaikus. Et kui kehakaal on säilinud, siis inimene, liikumine on väga oluline komponent tervise hoidmisel, psüühika hoidmisel ja lihased ei jää nõrgemaks. Üldiselt on ka suur vahe. Inimesed, kes näiteks selle 7 päeva jooksul teevad harjutusi, füüsilisi harjutusi, ükspuha millised nad on, siis nendel on tasakaal pärast pimedast väljatulekut paljudel on väga hea ja mõnedel on hetkeks läinud, kes üldse ei tee, ütleme, et siis magab, on voodis pikali, on istuvas asendis ja siis mõned käigud nagu käimlasse ja muud ei tee. Et siis nendel on umbes nii, et kui ta välja tuleb, ta suudab pimedas käia, aga on selline mõtteline piir 2 maailma vahel, see pimeduse maailm ja pärast siis tava argine maailm. Et astub sellest ruumist välja valguse kätte
tähendab, ta ei astu valguse kätte, me toome nad suhteliselt hämaras välja, aga see hämarus on sellise pimedusega kohanenud silma jaoks päris terav või valge. Ja siis tasakaal läheb ära, tavaliselt hoitakse umbes 10 minutit kusagilt kinni igaks juhuks, et kipub ära minema. Nii et ühesõnaga inimene, kes seal pimedas liigutab, ta saab, on küllaltki adekvaatne. Enamiku pimedas olemisest, milline see olek seal on, tingib see, milline on inimese sisemaailm. Et need, kes on oma nii-öelda eelnevas elus teinud palju enesearenduslikke treeninguid, need avastavad ennast ja neil on nii-öelda käed-jalad tööd täis, et pidevalt on huvitav ja pidevalt on selline millegi leidmine enda sees. Kes nii-öelda üldse millegagi ei tegele ja eriti kui ta on ekstravertne, siis neil võib sageli hakata igav, tekib tunne, et ma olen kõik oma asjad üle vaadanud, et ma tahan nüüd kähku välja tulla. Et see on siis selline põhiline vahe. Siis on väga normaalne, kui nähakse erinevaid mõni näeb valguskiirt või sellist kuma, siis aju püüab kohaneda selle pimeda ruumiga. Sageli nähakse ruumi kuju, aga ta on sageli nihkes, et nurk on näiteks mitte seal, kus ta tegelikult on, vaid on kõrval. See tähendab kõike seda, et aju püüab kohaneda selle keskkonnaga. Et see on väga normaalne, väga levinud, väga tavaline. Nüüd paar omapärast teemat veel selle oleku kohta. Väga tähtis, ma räägin nagu nende inimeste puhul, kes millegiga tegelevad, sest siis läheb nagu arengurežiim käima. Kes millega ei tegele, see vaikselt hakkab nagu manduma seal, et see on selline probleem lihtsalt. Ja see on sisuliselt sama, mis on päriselus. Aga kes nüüd millega tegeleb, siis kui me midagi õpime, ajus on päris palju erinevates kohtades tüvirakke, neid rakke, millest saab mingi konkreetne rakk tekkida või areneda välja. Ka kehas on neid ja kui midagi treenida seal pimeduses, siis need rakud nii-öelda pesastuvad, võtavad omale kindla funktsiooni ja rakenduvad tööle mingis valdkonnas, see tähendab, me saame mingi võime, mingisuguse oskuse, aga võtme asi on siis treening ja see aeg kaua olla. Et tegelikult selleks, et midagi olulist seal pimeduses saavutada, peaks siis 2-6 kuud olema. Olen kuulnud, et jaapanlased on ravinud skisofreeniat ja mõningaid veel selliseid raskeid haigusi, mille tervistumisprotsent ei ole läänemaailmas eriti kõrge. Et nendel on 6 nädalat see pimedas oleku aeg. Et see on juba piisav aeg, et tüvirakkudest moodutuksid uued koed, või siis üksused, mis saavad kanda mingit funktsiooni. Siis ka sõltub sellest väga palju, kui suure innuga inimene tegeleb enda sees. On näiteks meisterlikkuse kohta on öeldud, et kehtib 10 000 tunni reegel, aga see ei ole ka päris täpne. Kui inimene teeb midagi väga suure innuga või on armunud või on kuidagi ergastatud, siis ta võib 10 või 100 korda kiiremini midagi ära õppida, midagi omandada. Kui ta teeb nii-öelda nomenklatuurselt, et ta tahab midagi saada, siis ta peab, et selle nimel peab midagi tegema, siis võib see aeg pikeneda väga palju, nii et sõltub kui loovalt me seal oleme. On selline asi, mida ma nimetasin mälu perspektiiviks, et pimeduses alguses on näha meie lähedased mured, probleemid, mingid ülesanded, otsingud, mida kauem olla, mida pikemalt olla, seda rohkem joonistuvad välja sellised tähtsad asjad, eksistentsiaalsed asjad meie jaoks. Et see on umbes nagu niimoodi,
et kui sa vaatad lähedal olevat autot ja siis kauguses horisondil mõnda kilomeetrist või kõrgemat mäge, siis nad tunduvad nagu ühesuurused silmale. Aga lihtsalt mõne aja pärast see auto möödub, aga see mägi jääb alles. Nii et on inimesel mingid elutähtsad asjad, mis järjest rohkem hakkavad seal pimeduses tähelepanu pöörama. Et meie mälus esineb kõik emotsionaalse laenguga seotult. Kui me tahame mingit traumat unustada, siis on vaja sellise suure kompleksi küljest, kus on 100 erinevat näitajat nagu lihaspinged ja hormonaalne seisund ja erinevad mõttekonstruktsioonid, et oleks vaja selle küljest ära võtta see emotsionaalne laeng, siis ta muutub lihtsalt faktiks. See on psühholoogilises keeles öelduna. Pimedas on see mõnevõrra lihtsam. Nii et emotsionaalne laeng kannab väga palju meie mälu, see on nagu selline pimeda ruumi kogemus. Ma ise olen olnud umbes 10 korda või kõige pikemalt 14 päeva nagu ühel tingimusel välja tulema, et planeerisin kauem, aga mida pikemalt olla ja kui seal on tegevust, siis seda võimsam on tulemas. Siis paar sõna seisunditest, see on nüüd minu enda liigitus nagu praktilise kogemuse järgi. Jämedalt võttes 3 tüüpi seisundeid. Esimene on sellise loomeinimese nagu loovstruktuur või ütleme nii nagu kunstnik, arhitekt, insener loovad midagi ruumi nagu hologrammina või tahvlile või filmilindile ja siis korrigeerivad, parandavad. Et see on seisund, kus sinu tahe maksab, sa võtad selle reaalsuse, mis su ees lahti laotub ja muudad seni, kuni sa saad soovitud tulemuse. Et seda valitseb üks ajupiirkond, siis sellest sügavamal asub seisund, mida võiks nimetada näiteks vaatlev passiivseks seisundeks. Et see asub rohkem alateadvuses või siis nagu limbilises süsteemis. Seal ei maksa meie tahe, keegi võib öelda, et see on nagu Jungi arhetüüpne seisund. Inimene on nagu passiivsem ja sulle nagu näidatakse mingit filmi, mingit sündmusi, milles sa siis kas võtad osa või ei võta, sõltuvalt jälle sellest algsest häälestusest. Aga ta ei ole nii lihtsalt muudetav nagu see eelmine seisund. Aga samas ta on eluliselt sügavam, sinna ulatuvad sügavamad mälestused lapsepõlvest, sügavamad läbielamised. Ja kui vaja, kui see ei sobi, siis inimene saab sealt välja tulla sellesse esimesse seisundisse. Et päris kohe mürtsti välja tulla ei saa, aga saab sinna loovasse, strukturaalsesse. Siin on veel 3, üks sügavam klass seisundid, milles inimene võtab, ma püüan nüüd nagu kuidagi selgelt väljendada, suhtleb mingisuguse nii-öelda olendiga, et sõltuvalt uskumuste süsteemist. Et kui inimene on seksuaalne, siis ta võib nagu luua vastassust partneri või kes kuidas nii sinna ruumi, et ta tunneb tema elusat kohalolu. Või religioosne inimene suhtleb kõrgemate jõududega. Seal on variante hästi palju. Osa inimesi üldse kunagi seda seisundit ei torgi. See on ka kolmandas nagu kolmanda ringega ajus juhitav. Aga ta on nendest kõige sügavam ja ta on nagu seda tüüpi, et kui sa selles väga sügavalt sees oled, siis sealt on nagu aeglasem väljatulek. Aga ta on ka elamuslikult, emotsionaalselt muljetelt kõige võimsam. Väljatuleku põhjused, miks on umbes võib-olla paarkümmend inimest sellest 350 on siis varem välja tulnud. Millegi pärast kõik läänest tulnud vaimsed õpetajad on tulnud varem välja. Nad ütlevad, et so strong või midagi on siis nendele nagu üle piiri läinud. Või on nad ekstrovertsed, on sageli. Need, kes reisivad, need suhtlevad rohkem ja nad ei kannata üksi olekut. Aga siis sellised konkreetsed põhjused. Üks on nälg, kui inimene ei võta piisavalt toitu kaasa, siis kes on näljaga kogenud, sellel ei ole probleemi, aga sageli ei olda. Need, kes ei võta toitu kaasa, need ei ole kogenud. Ja siis see nälg on pimeduses võimsam. Siis teine väga sügav teema on üksindus.
et inimene, kelle suhted on korrast ära või kes tunneb, et tal on probleem seal suhetes, et võib-olla kõrvaltvaatajale ei ole sellist nägemust tema kohta, aga tuntakse ennast nii võimatult üksi, et see on üks põhjus, mis ajab inimesi välja. Ja kolmas on ekstrovertide pärusmaa. See on siis see, kui kõik on läbi vaadatud, mitte midagi nagu enda sisemaailmas huvitavat ei ole, et nüüd hakkan elama, nüüd teen kõik asjad ära. Et peale pimedas ruumis viibimist, kui on, ütleme see aeg 7 päeva, paljud on ka rohkem, on see aeg ära oldud, siis umbes 6 aja jooksul on inimene väga tundlik oma elu suhtes. Sa tuled tagasi nagu külaline oma argiellu ja kõik asjad, mis hakkavad vastu, tuleks ära muuta, mis vähegi jõukohane on. Aga umbes 6 aega on siis sellist aega, kus need rööpad on ära ja sa saad nagu paremini muuta. Et kui see läheb mööda, siis ka mingid ebameeldivad asjad muutuvad harjumuspäraseks ja sa enam ei taha neid muuta või ei ole enam tundlik, et ta muutub tuimemaks. Ja veel mõned põhitehnikad, mida me oleme rakendanud, see on ka jämedalt, tegelikult on neid tuhandeid ja tuhandeid, sõltuvalt mis valdkonda keegi uurib. 2 tehnikat, millest ma alati olen, kui mina olen sinna ruumi kedagi sisse viinud, umbes 2-3 tundi on rääkida, nagu selle inimesega ette valmistada. Esimene on joogalõdvestus, kes on joogaga tegelenud, see on selline mõiste nagu laipasend, mille mingisugune idealistlik lõplik eesmärk oleks südama seisma jätmine. Tegelikult ta praktiliselt nii ei ole, et ta on kuskil, nii palju ma laboriuuringuid tean, 6,3 sekundi kohta üks südamelöök, ühesõnaga anomaalselt madal ainevahetus. Et see on see, millega nad neid trikke teevad. Aga ütleme, et see on selline ideaalne. Aga enamus inimesi on üleväsinud ja stressis, nii et lõdvestus kulub ära. Ma ei hakka pikalt rääkima, et on siis võimalikult sügav lõdvestus, alates füüsiline keha, lihased, luud, selline jäme vorm, siis hingamine, siis süda ja viimaks mõtted, mis on kõige hullem ja raskem ära lõdvestada. Et see on pikk teema, kes huvitub joogast või joogaraamatutest leiate selle kohta materjali. On väga erinevaid viise sellest sisseminek. Siis on selline mõiste nagu elude ülevaatus. Ma olen teda nii nimetanud, see termin on Castaneda raamatutest võetud. Ta on väga erinevatel rahvastel olnud, nii et ta ei ole nüüd spetsiifiline Lõuna-Ameerika indiaanlastele. See tähendab seda, et tuleb käesolevast hetkest minna aasta kaupa tagasi oma sünnipoole ja igas aastas näha kas või 2-3 emotsionaalselt haaravat asja. Ta võib olla negatiivne, positiivne, sõltub mis kellelgi on. See on siis nii-öelda see laeng, energeetiline laeng. Enne seda on hea eeltöö, et sa tead, mis aastas midagi oli. Sest need ei tohiks sõlme minna, et mis oli aasta, mis oli varem, peaks olema varem. Mis on hiljem. Ja aastad võiks ühepikkused olla. Nii et umbes subjektiivselt 20-40 minutit, kui mõni pikaldasem inimene teeb kauem, kuni sünnini, see on mingi kujutatav sümboolne sünnipunkt ja siis peale seda tagasi. Samamoodi, iga aasta näha mingit emotsionaalset sündmust. See on tehnika, mis annab rahu iseendaga ja avab paljud uksed siis selle mina juurde, kes on, ütleme, sünnipäraselt puhas leht, kes ei ole elukäest haiget saanud ja kellel ei ole elu jooksul igasuguseid programme peale laotud, nagu inimene ikkagi. Elu ühiskonnas eeldab seda, et sa sageli täidad käsku, teed seda, mida sa võib-olla ei taha teha, pikema eesmärgi nimel surud ennast alla. Et ühesõnaga see tehnika aitab siis nendest kihtidest, mis on peale surutud, läbi pääseda sinna enda puhta olemuseni, mida sa kunagi tegelikult elust tahtsid teha. Siis väga palju eneselt küsimisi, et jälle elementaarne asi on lõdvestus, mida pimeduses on, kui üle 3 päeva oled juba pimeduses olnud, siis lõdvestus on palju lihtsam, palju sügavam kui tavaolekus, tavaargipäevas. Ja lõdvestuse tingimuses enda käest küsida see vaade on sügavam. Siis lihtsalt paljud vaatlevad ennast, kes ütlevad, et nad ei tea, kes nad on ja siis nii mõnigi leiab midagi huvitavat. Siis üks näide psühholoogilisest kujundamisest, ma ei taha öelda, et
psühhoprogrammeerimiseks, see on võib-olla räigem väide, aga midagi niisugust ta on. Et näiteks selline komplekt, neid võib igatemoodi kombineerida, erinevaid elemente juurde võtta, aga kõige algus lõdvestus, sügav lõdvestunud olek, siis kas verbaalne või kontseptuaalne mingisugune hoiak, häälestus. Sageli Vene sõjaväes dessantväelastel kasutati verbaalset viielauselist programmi, kus oli igas lauses oli 3-7 sõna. Nad pidid tõusvas joones olema, et umbes, et ma olen tugev ja siis järgmine, et ma saan veel tugevaks või mida keegi tahtis. Ja selliseid kordusi tehti. Siis sellele kõrvale tuleks kaasata kõik meeled, mis on võimalik. Pilt, kuulmine, lõhnad, maitsed, puudutused, kehale liikumise haisting. Et oleneb siis ülesande, mis on soovitav. Ja viimane, näiteks selline 4. komplekt, viimane sellest 4 päästikmehhanism, et kui sul on elus olukord, mille jaoks sa seda nii-öelda programmi teed, siis mingisugune, seal sõduritel oli kätemärk sõrmedega, nii nagu Jaapani sõdalastel on, või siis mingisugune käteasend või ühesõnaga mida tähele ei panda, aga kui sa alati selle harjutuse juurde seda tegid, siis juhtub see olukord, et kui sa elus tuleb mingi olukord, kus sa saad kasutada ja sa teed selle nii-öelda päästiku ära, siis sul vallandub kehas see reaktsioon ja sa suudad palju adekvaatsemalt seda ülesannet täide viia. Nii, aga ma ise võtsin selle põhijutu rääkisin ära, kindlasti on midagi. Et nüüd oleks siis küsimuste aeg juhul, kui keegi tahab küsida selle pimeduses viibimise kohta. Kohe alustuseks küsiks, et te ütlesite, et mitme meele kadumine on hea. Nüüd üks on nägemine. Meil on jah, kuna gravitatsioon või raskuse jõud säilib, siis nägemine, kuulmine, et seal on pimedus ja vaikus, jah. Tegelikult näiteks siuke naljakas olukord, mida algus ei tule selle peale, aga meie üks pime ruum on metsas ja seal on männid ja talvel, kui sajab palju lund ja siis järsku läheb sulaks, siis siuksed 100-kilosed või suuremad lumetombud kukuvad alla ja siis on see mingisugune imelik heli kuuldes, ma alati hoiatan, et võib olla selline heli. Ja kui sõjaväe hävitaja lennuk lendab üle, siis see tuleb läbi liiva ja läbi raudbetoonini, et see on maa all see ruum, et seda ei saa isoleerida. Tavapärased helid siis ei levi sinna nii? Kuidas? Tavapärased helid siis üldjuhul ei levi, sõltub, meil on nagu ventilatsioon, on vaiksed ventilaatorid ja siis mürasummutid, aga osad on kuulnud linnulaulu, kui ikkagi päris toru otsas, kus see pikk toru ja tuleb välja, et on sellist asja olnud. Aga üldjuhul ütleme, et see on siis nii väike osake sellest kogu oldud ajas, seal on selline pikk kestev olevik või igavik või siis see on nii hetk ainult, siis on läinud. Jah, ma kuulasin seda toimete kirjeldust ja kas võib väita või mõelda, et pimeduses viibimise toime on enam mingil määral sarnane paast pluss vaikus, kus sa oled küll valguses, aga sa ei söö ja oled vait. Mingis mõttes kindlasti on sarnane, sest mõlema, ütleme, ta on sarnane, võib-olla kõige rohkem loeb inimese taotluspüüdlus või selline arengupüüd. Et mõlemad on nii-öelda treeningud. Et põhimõtteliselt see, kes nagu millegi vastu huvi ei tunne ja ennast nagu arendada ei viitsi, see ka ei saa pimedast midagi. Ütleme, võib-olla ootused on väga kõrged ja ootab midagi suurt juhtub. Ja kui ta ise ei ole seest nagu huvitav, siis ei juhtu. Nagu paastupõi, kui ma lähen sinna nägin, ma kaalust alla võtma, siis ma ei saavuta seda, mida ma saavutaksin. Aga mis on seal muudetud, on paljud asjad võivad ka segamini olla, näiteks kui seal olla lamavas asendis, siis ei ole alati võimalik kindlaks teha, kas sa oled unes või ärkvel. Näiteks seal on see, et tavaelus paneme silmad kinni, visuaalsed inimesed hakkavad kohe nägema erinevaid sündmusi ja filme ja asju. Ja seal on niimoodi, et kui sa need silmad lahti teed, siis see nägemus kestab edasi, mitte midagi muuta. Et kui sa oled nägemustes, siis nad kestavad edasi. On võimalik kokku leppida endaga. Mina nüüd viimased korrad olen nii teinud, et kui ma ei taha vaadata, siis on pimedus. Aga kui ma lülitan sellele lainele, et vaadata midagi, ja see on oluline algus, kui esimest korda minna, siis on inimesel väga palju asju, mida üle vaadata, sest enamus on selline
jääk või prügi, mis aju viskab välja, aga seal vahel midagi väga olulist igaühe jaoks, see tuleb ära tunda. aga sellest blokeeringutest saadakse seal siis läbi, et noh, palju on elus asju, mida me ei tahagi uuesti vaadata. Jah, siin ongi nii, et töö iseendaga pluss siis see aeg kaua olla, aga esimene kord võib-olla sõltub inimesest, kui palju ta nagu tegelenud on endaga, et paljud ei kannata liiga pikka aega välja, et mis nad nagu väsivad sellest ära, võib-olla kõige õigem on nii. Liiga palju lasevad läbi. Jah, et see kogus on liiga suur. Aga iseenesest muundav aju jaoks ja elu jaoks on siis see pikk aeg, pluss siis mingi konkreetne eesmärgipärane tegevus. Aga jah, paastuga võib tuua paralleele, sest pimedases tuntakse ka teatud energiaid või jõude. No ütleme jõude eesti keeles võib-olla on lihtsam, sest paljude inimeste, mis on paastuga sarnane, et paljude inimeste meeleolu kõigub niimoodi üles alla, et on eufooria perioodid ja siis on sellised kerged pettumuse või masenduse perioodid. Mingi kolmandik või veerand inimesi, kes on stabiilsed, nendel ei ole sellist asja, aga paastuga ma olen ka tähele pannud, et meeleolu hakkab niimoodi käima. Kord on sellised eufooria perioodid, kord, et no see on sageli. Selline muundun seisund tekib mõlemaga ilmselt. Okei, aitäh. Söömine, joomine, tualetis käimine. Kas te võiksite veidi kõvemini? Söömine, joomine, tualetis käimine. Loomulikud. Jah, loomulikud, et inimene võtab ise oma toidu kaasa, mis ta nagu tunneb, et kõige õigem on talle seal. Seal on külma, nagu külma koridori, et seal saab säilitada mingeid asju. Seesruum on soe umbes 24 kraadi. Tualetis käimine on ikka nagu tavaliselt. Need on kõik pimedad. Jah, need on kõik pimedas. Natuke on toidu valmistamisega probleem, et minul oli näiteks avokaado võileivaga probleem. Et või määrimine, külm või ja siis sa näpu katsuma, kui paks see kiit on ja siis avokaado on siuke rasvane ja märge. No ühesõnaga sai hakkama, aga mingis mõttes on valmis toit on mugav. Ja seal on kiirkäedukann, seal on elektrivool, valgustjood on välja võetud. Häirib veekohin, meil on vaikuse kõrvaklapid seal. Ja siis see kannu välja lüütumine, aga on võimalik minna nii kauaks käimlasse või koridori, et siis kui see kann on valmis saanud, sest tegelikult ikkagi kuum vesi ja nagu siis saab mingil määral sooja toituda, et see on oluline, eriti kui pikk aeg on. See on nagu kõrvaklapid peas, et ei kuule ka teisi nagu. Jah, sest muud heli nagu ei ole enda sammud ja siis see kiirkäeda kannu heli, et seda ma ei saa kuidagi ära võtta. Ilmselt on võimalik, võib-olla neid tuleb nüüd rohkem müügile selline termos, paksu seinaga, kus see vee keemine ei ole kuulda ja lülitamine on elektrooniline ühesõnaga, aga ma ei ole sellist mudelit näinud, eks siis kui leiab selle, siis saab kasutada. Kui suur see ruum on? Meil on 2 ruumi, üks on 2,5 korda 2,5 meetrit ja voodipind on siuke lai, 1,80 m nagu laius voodipinda. Ja teine ruum on 3-6, mul tuli üks asi meelde, mis ma pidin ära rääkima, et üks variant on veel, kui paarid käivad, mees ja naine. Ma arvan, et muid variante on ka, aga meil ei ole kohanud. Et siis peab mõlema jaoks õhku jätkuma ja on üks tantristlik rituaal, mis kas siis liidab inimesed väga sügavalt kokku või siis tunnevad ära, et nad ei sobi üksteisega. Et minnakse sinna ühte ruumi, ollakse eraldi. Ja hakatakse aeglaselt lähenema, see on need, kes seksuaalenergia arendusega tegelevad, et see seksuaalenergia ja see pinge nagu kruvitakse üles ja selle mõte on nagu selline, et üksi olles kujutatakse ennast tagasi aega, kus seda suhet veel ei olnud, kus ei olnud tuttavad ja siis ehitatakse see suhe nagu ideaalsemal kujul uuesti üles ja saadakse uuesti kokku, nagu paralleelne elu, ühesõnaga paralleelne nende inimeste vahelise suhte loomine. Et see on paari sõnaga, ta on tegelikult keerulisem, aga need inimesed peavad olema varem käinud pimedas. Ja seal on siis väga tugevalt see energiapuhangute jõud tunda, sest pimeduses me paneme tähele paljusid kehalisi asju, mida nägemise puhul ei pane tähele, et just kehalisi tundeid hästi palju. Aga söök, jook ja tualetis käimine on väga sarnased selles mõttes, et ei oska nagu mingit erinevust tuua. Samba varu kirjaga. Me oleme püüdnud alati kindlaks teha, milline on inimese tervislik seisund, et ei ole siiamaani niimoodi kellegiga probleeme olnud.
et alati, kui ta võtab mingeid ravimeid või tal on mingid haigused, siis ta peab meile teatama, et ei ole olnud kogemust, jah. Mina olen ise, see on nüüd niisugune äärmuslik, on seesama Vijana Bhairava tantra, kust on mulle algselt see pimeduse tehnika võetud. See on üks selline tehnika valu peale, aga selleks peab julgust olema, et sa lähed valu sisse ja selleks peab olema sellist jõudu, sisemist jõudu. Et see valu on väga suur ja mida rohkem sa sisse lähed, seda rohkem ta kasvab, sa nagu umbes ütled, et tule, et ma nagu ei karda sind ja lähed ja siis mingil hetkel, kui sa oled väga sisse läinud, seal keskel on tühjus nagu keeristormil, seal on niisugune hõrendus või vaakum, seal ei ole valu. Ja ometi ütleme, et selles mõttes on ohtlik, et põletik võib edasi kesta, et põletiku ohud on ikkagi reaalne, et seda ei tohiks väga hulluks lasta, kui hetkel minul ei olnud arsti võimalik, 4 päeva ma olin nagu nii-öelda tsivilisatsioonist eemal ja see oli põletik ära käinud selle aega. Aga selle valu puhul, kui seal meditatsioonis olla, kui keegi nüüd suhtleb sinuga ja sa pead rääkima hakkama, siis sa tuled jälle sellest valukihist tagasi ja siis on uuesti valu. Aga valu on imelik asi, jah, et sa kusagil siis selle sünapsi või häirid selle valu ülekandumist, mis siit mööda seljaaju tuleb üles, kusagil siis saad ära katkestada. Aga samas valul on evolutsiooniline eesmärk teada anda inimesed, midagi on korrast ära. Et seda peab alati arvestama. Aga ei ole meil kellelgi konkreetselt hambavalu seal on. Küsiksin täpsustava küsimuse. Kas ma sain õigesti aru, et kui inimene läheb sinna ületama oma hirmu, näiteks on pimeduse ees hirm, et siis ta võib esialgu võttagi, ütleme, 2 päeva seal olemiseks? Ei, seda aega ei saa määrata ja kõik sõltub väga täpselt hirmust ja tavaliselt me räägime päris pikalt, et kindlaks teha, kuidas see tekkis, millised on põhjused, alati selle hirmu taga on veel 100 muud põhjust. Ja siis ka see tervislik seisund, ühest küljest nagu tervislik seisund, teisest küljest seisund, mis peegeldab sinu nagu hingejõudu või seda tegelikku hetkejõudu, sest see jõud on väga erinev inimestel. Kellel on seda jõudu palju, siis see ületab hirmu ja siis kui on piiri peal, siis tekib küsimus, mida peab uurima ja need inimesed, kes ikkagi väga kardavad, nad tavaliselt ei tule pimedasse. Et juba see, kes tahab tulla sinna pimedasse, sellel on teatud jõud, et seda ületada. See on mingi äratundmine, jah, et ikka paljud meie tuttavad on konkreetselt öelnud, nad on huvi tundnud ja uurinud ja kuidas kellegi läheb ja mis nad teevad ja siis ta ütleb, ei, mina ei tule, aga ma tahan teada saada, mis seal juhtub. Ma olen lugenud tutvustust teie kodulehel ja siis minul on pimeduse hirm ja püüdsin panna ennast nagu sinna ruumi, et kuidas me seal siis oleme. Ja lugesin neid tagasiside infot ka, mida inimesed kirjutasid. Et siis inimene, kellel on hea ettekujutusvõime, et paneb sinna ennast väga hästi sisse. Ja see oli natukene hirmutav küll, aga kui sa oled looduse rüppes, et see on midagi teistsugune tunne. Mõte on deprivatsioon, jah. Seda me oleme nagu läänest tulnud vaimsete õpetajatega rääkinud, et nad on harjunud vist ilmselt Tai kogemustega, et Tais tehakse sellist Mantek Cha, üks Hiina erinevate võitluskoolide siseenergia arendamise meister. Ta teeb seda, aga ta vist ise ei kontrolli neid, et seal on niimoodi, et on küll pime, liiklusmüra tuleb läbi, sa võtad nagu sellest tsivilisatsioonist osa, siis sellesse samasse ruumi juhtub mingeid teisi täiesti võõraid inimesi, keegi köhib ja keegi aevastab ja osad isegi hakkavad rääkima, siis 3 korda päevas tuuakse süüa, sa tead kellaaegu, et see ei ole selles mõttes deprivatsioon, et meeled ei kaotata ära. Mis see mõte? Kas see on see, kus Sõõrumaa käis? Et vähemalt, mina ei ole Sõõrumaga rääkinud, aga meil on paar inimest, kes on ka seal käinud, siis nad ütlesid, et see oli nagu selles mõttes kole kogemust, et kui sa tuled seda vaikust ja rahu otsima, siis seda sa ei saa. Ühesõnaga, et pimedus on. Ümberringi on häirivad bakterid ja mis seda mõte? Jah, et see on nagu kukub läbi. Aga ekstrovertsele inimesele võib sobida jälle. Alati ükspuha, kui valesti mingi asi on, kindlasti näiteks 100-st on üks inimene, kellele meeldib, et see on lai. Loogiliselt võtta, kui üks meel ära võtta, siis midagi ikkagi kuskilt ja midagi toimub, jah. Toimub. Midagi kuskilt muutub tugevamaks, mingi teine meel. Kas keegi on öelnud endaga ei hakka nad rääkima seal pimeduses, vaikuses?
pikaajaliselt üksinda. Vaat siin on küsimus. Tule häälega enne, kui ma mõtlen. Tähendab, me oleme soovitanud tungivalt, et ei tohi kõne moodustada. Sest kui kõne moodustada, siis väga suur hulk ajuressurssi läheb selle kõne moodustamist. Kõne moodustamine tegelikult väga, väga kulukas asi aju jaoks. Ja kui olla vaikselt, isegi näiteks keegi hakkab naerma või need on nii ürgsed helid, ürgsed häälitsed, need ei kuluta, aga just see loogiliselt mõeldud kõne ja siis sisedialoog ja kõik need asjad, need lõhuvad kõige rohkem siis seda süvenemist. Et on veel, ma võib-olla just unustasin ütlemata või ta peegeldus selles ekstroverdi tüübis, kes on kõik läbi uurinud, et on üks halvem variant, et on inimesed, kes kardavad oma sisemust. Et nendel on kõige suurem probleem. Nad on ratsionaalsed inimesed, nad teavad, et objektiivselt on nad selles ruumis, see on rahulik ruum, seal ei ole midagi, mida peaks kartma. Aga nad blokeerivad endast mingi hingeosa eest, mis nende sees räägib nii-öelda, või mis neile toob pilte ja asju ette. Ja see on midagi, mida nad paaniliselt kardavad, et see on probleem. See võib valus olla, mitte valu ka. Igal ühel oma moodi. On negatiivsed kogemusi ka kellegi? Patrick? No tavaliselt ikkagi öeldakse seda, et on küsimuse suunast aru, et kõikuvus. Et väga paljud ütlevad seda, et sa näed või sa saad seda, mida sa tahad. Nii nägemustes, tundmistes. Ja siis nad hakkavad kõikuma, et kas see, kui on naudingus kusagil, siis kas see tüütab ära, väsitab ära või kuidagi igal juhul muutub ebahuvitavaks, siis ta läheb sinna negatiivse poole peale. Aga teistpidi nad räägivad, et nad siis ilmselt elasid need negatiivsed läbi ja said millestki lahti. Nii et. Aga üldiselt on kõikuvus, on sage. See võib-olla on küll. No otse öeldes keegi hulluks ei ole läinud seal. Ei, hulluks ei ole läinud. Ajude on niimoodi, et kestab subjektiivne ööpäev ja see on huvitav, siin on nüüd see sisseviimise häälestus, mida meie räägime, loeb, et kui ma ei ütle, et ööpäev kipub lühem olema, enamusel miskivast kipub lühem olema, kui ma ei ütle seda, siis nendel on lühem, on näiteks 20 tundi, ta arvab, et on juba uus päev hakanud, aga juhul kui ma ütlen, ma olen seda nagu nii ja naa teinud, siis nad korrigeerivad psüühikas väga täpseks selle ööpäeva, et muidu probleem oli selles, et kellelgi oli lühem ööpäev ja siis ta juba 4. päeval arvas, et nüüd peaks järgi tuldama, et 7 päeva on täis ja siis hakkab inimese aju mõtlema, igast asju, tuumasõda on juhtunud, seda maailma ei ole, me oleme igasugu tohutuid kümneid ja kümneid variante siis mõelda sellest reaalsusest välja, mis on toimunud. Ja siis kui ma järgi tulin, siis ta oli tohutu nagu paralleelelud läbi elanud. Aga see on sellest kiirest tööpäevast ja see on siis häälestuse küsimus. Aga üldiselt subjektiivselt on nii, et ühest pikast unest teise pika unene. Aga mõnele inimesele ei tohi seda öelda, siis ta hakkab hirmust täpselt korrigeerima, et mõte on selles, et aju saaks puhkust. Kui me jälgime, loeme päevi või midagi sellist sunnivisilist teeme, siis aju jälle väsitab ennast. Et niikuinii tavaelus aju väsitab ennast või tähendab, aju väsitatakse. Ja siis seal on võimalus natukegi puhata seda, et seal tuleks kõik vabaks lasta. Siin tekib see ka, et nad said aju piirilt, kus on uni ja kus on... Jah, eriti pikale olla said aju, jah. Et unenäod on, mina olen eluaeg näinud värvilisi unenägusi ja selgeid, kui ma olen näinud. Paljud võib-olla näed mustvalgeid, aga kõik räägivad, et unenäod on seal nagu kirkamad ja tugevamad kui tavajuhul. Ma arvan, see on sellest, et inimese üldiselt kipuvad unenäod nagu ära hajuma, ta näeb, aga ta unustab need ära ja unustatakse siis, kui ollakse üleväsinud ja stressis. Et seal siis magatakse oma unevõlg täis, et maakera peale pidi tund või natuke rohkem olema kõigil unevõlga, alates beebidest kuni raukad. Et kõik inimesed kokku on siis tund aega unevõlga igal ühel. Mõnel rohkem ja mõnel vähem. Ja see loeb. Kas see seksuaalenergia koguneb seal iseenesest või antakse siis ka mingi... Sõltub inimesest, et kes on seksuaalne inimene. Näiteks Mantek Chal on üks raamat, Pimeduse tehnoloogia, ingliskeelne raamat. Ja seal ta siis toob ära sellise keemilise rea, nagu ühest ühendist tekib teine,
et ühest hormoonist, mis kõige esimesena tunnistati und juhtivaks hormoonist, melatoniinist, nüüd on neid mitusada juba, mis und nagu juhid, et siis sellest pika nagu keemilise teisenduse teel tekib hormaliinitüüpi ühendid, see rida. Aga minu meelest ta ei ole laboris katseid teinud või need on lihtsalt oletuslikud. Aga ma saan aru, mis selle tagamaad on. See tagamaad on selle, et on hiinlastel on mitmed sellised huvitavad tehnikad, tantras samamoodi, et ollakse iga päev seksuaalvahekorras pikalt alla tunni ei kehti, et ta peab olema tugev nagu toime. Millega vist inimese emotsionaalne maailm ka näiteks filme vaatab, ikkagi filmid on 1,5 tundi, 2 tundi, see on see aeg, millal aju saab mingi rahulduse või mingisuguse ükse. Et seksiga on sama lugu, et see mingi 10 minuti seks, see ei anna midagi, selle mõttes, et ainult kulutab. Võib-olla korraks annab, see on nagu Mandek Šaa võrdleb bensiinitulega, et viskad korraks ahju, korraks on soe sekunditeks, ahi soojaks ei lähe, et selleks on vaja, et hing läheks soojaks, selleks on vaja pikka seksuaalenergiat. Aga siis on selline tehnika, millega kasutatakse eluea pikendamiseks ka, kui ta nüüd õieti teha, et nautida seksuaalsust päevas mitu tundi, aga mitte minna lõpuni. Naistel ka, aga naistel, kes saab korralikult orgasmi, see võib teha, kes ei saa orgasmi, sellele ei ole mõtet sellega mängida niimoodi. Et kõigepealt tuleb orgasmi saada ja siis hakata seda kinni hoidma nii-öelda. Aga selle mõte ei ole kinni hoidmine, aga see mõte on nagu kuumus nii-öelda, ütleme siis jah, subjektiivselt kuumus. Objektiivselt hiinlased on nimetanud seda, et kuidagi moodi siis mingi ressurss ladestub sluuüdisse läbi mingi keerulise tee ja siis sellega nagu tervis paraneb, sluuüdine on võimeline looma uut verd. Aga subjektiivselt on selline asi, et sa nagu naudid, ei lähe lõpuni ja siis iga korraga nagu koguneb mingisugune jõud. Ja siis ma saan aru, et Mandek Šaa mõtles selle, kuidas siis inimesed hakkavad siis üksteise ümber need armunud sädelust nägema asju, et see on sellel ajal, kui nad on aktiveerinud ikka väga kaua aega. Mina olen teinud 270 päeva koos Tuulega ja me oleme mitmeid kordi teinud. Et ta on väga võimas kogemus, seda on raske kirjeldada, et võt sellisel juhul on ta pimedas töötav, aga sinna käisid veel ühed kõhumassaažid ja tsiiguni harjutused ja meestel on probleem mingil hetkel, mitte kõigil, aga paljudel eriti, kes mõtlevad liiga palju, et nendel hakkab pea valutama, et midagi on siin liiga palju ja siis tuleb jälle vaeva näha, et see siit ära saanud peamassaažid ja lõdvestused ja aga Mandek Šaa mõtleb seda jah, et see on siis selles mõttes seksuaalenergia kogune, et piltlikult öeldes see on nagu ahju kütmine. Pigem siis 2 inimest saavad seda teha või võid sa üksi jah, üksi saab pimedas ka teha, ta on ikkagi mingis mõttes poolik, aga saab. Kui igal juhul on ta parem, kui elada kehva inimesega koos. et kui ei ole kedagi normaalselt võtta, siis üksi saab väga palju enda jaoks teha. Aga sa mõtlesid, et lastega käiakse, et kui vanad lapsed on? Nagu me oleme sellise soovituse või reegli teinud, et laps räägib, mida ta läbi elab, mida ta teada tahab ja siis kui laps nagu ootab vastust, siis vanem vastab, aga muidu vanem ei räägi. Et last ei tohi nagu üksi jätta tema küsimuses või tema teemas, aga vanem on ainult lapse jaoks seal, aga muidu on vaikus. Aga kui vanad need lapsed on olnud? Meil on 9, vist on 6 või 7, erinevas vanus, päris 3-4 aastat ei ole käinud. Et need, kes nagu juba räägivad ja maailma lahti mõtestavad, et ma arvan, et selles on mõte, et maailm peab kuidagi peegelduma, siis ta nagu tegeleb millega ja sagedamini nagu, see on keeruline teema, et teema nagu hüperaktiivsus, et sageli kui lapsega ei viitsita tegeleda koolis või kusagil, siis ka paljusid lapsi nimetatakse hüperaktiivseteks. Tegelikult on laps, kes vajab, et temaga hirmsasti tegeletakse ja ei jätku aega paljudel. Aga siis nemad leiavad teatud rahu jah seal. Et nad saavad, see on võib-olla üks koht, kus aju saab lõpuks rahuneda, sest ühed lõdvestuvad kergesti. Näiteks paljud inimesed, kui on väga terve närvisüsteem, õhtul jäävad mingi mõne minutiga magama, aga on osa, näiteks mina olen seda tüüpi, kes lapsena mõtles 3 tundi enne kui magama jäin, et need tohutud elamusi, igasugust visiooni asju käis läbi pea ja võt sellisel inimesel on vaja nagu lisalõdvestust, muidu ta tervis halveneb, ütleme igast tema võttul.
ja siis see laps ei tea ju, tema teadlikult ei lõdvesta, ei tee mingit joogaharjutuse tavaliselt, midagi eneseregulatsiooni. Ja siis talle on see pimedus selline loomulik rahusti. Või ütleme, et ta ei ole rahusti, mis alla surub, vaid ta on rahusti, mis annab loovusele ainet, aga samas keegi ei nõua ta vist midagi seal pimedus, et ta on vabalt, et see on suur väärtus. Põhimõtteliselt siis lastega tullakse sellepärast, et lapsel on mingi probleem, mitte et lihtsalt ta vanemaga kaasa tuleb. Ma ei teagi, sageli sõltub juttudest, kuidas keegi rääb, vahel on vist ka niimoodi olnud, et mõni vanem on ise käinud ja siis kuidagi tuleb jutuks. Tavaliselt see tuleb jutuks, sest näiteks meil üks selline firma juht käis ja siis ta käis enne meie juures ja kurtis, et tal tütar ei taha lasta teda sinna, et tunneb nagu midagi halba, muretseb tema pärast. Ja siis ikka erinevaid variante pakkusime ja siis nad lõpuks said tütrega kaubale, et tütar andis ühe mängukaru kaasa, üks suure. Et siis see karu nagu kaitseb ja siis oli tütar rahul ja tema sai ära käia ja siis ta pärast rääkis, mis temaga toimus seal. Nii et see on selline ülekanne. Seda peab veel üks küsimus tuli korraks meelde, mis oli nagu see küsimuse suund, et mis võiks olla, et paljud inimesed pimeda kohta mõtlevad, et see on nagu hallutsinatsioonide tekitamine, vaid see on nagu siis mäng mingisuguse piiri peal, kus võib hulluks minna, et tegelikult kogemus näitab seda, et kui seal olla, siis sa õpid paremini eristama seda, mida sa välja mõtled ja see, mis tegelikult on. Et see piir ja see kindlaks tegemine muutub täpsemaks. Üks on objektiivne reaalsus ja teine on sinu ootused, sinu väljamõeldused, sinu erinevad sellised konstruktsioonid, need psühholoogiliselt. Et enamus inimesel muutub see täpsemaks. Välja arvatud need, kellel on mõni tugev emotsioon nagu hirm, aga sama asi, et sinna ei tule, kes kardab pimedat ja kes juba tuleb, see tahab ületada. Et seda peab lihtsalt toetama, otsima üles nüüd nii-öelda. Inimesel on kusagil sügavus on sellised tugevudus, et vahel psühholoogid nimetaks pelgupaikadeks seda. Ütleme sellised mälestused, kus keegi on olnud väga õnnelik. Soovitavalt, kui see mälestus ei ole väga sotsiaalne, sellepärast, et teised inimesed mõjutavad teadmata suunas inimest, et kui sa oled olnud üksi ja oled väga õnnelik olnud, siis see on üks kindel selline pagas enda sees, mis aitab sul rasketest olukordadest välja tuua ja see ka pimedusest tuleb see asi teemaks. Et ta on jõudu andev asi, mida keegi ei saa kunagi ära võtta. Nii-öelda. See on nii, kui sa enam elus ja terve oled. Mitte see, et kui sul on mingi traumaatiline sündmuselus on, siis mõni osa läheb sinna lihtsalt peitu, kus sa õnnelik olid. Võt see trauma ja siin ongi nagu mingi tasakaal. Et kui inimene on sügavas depressioonis, see tasakaal on langenud sinna negatiivse poole, aga alati on seal positiivse poole peal ka midagi, et küsimus on, kui palju siis inimene tegeleb selle positiivse poolega. Võib tegeleda, mitte midagi ei leia, aga kui piisavalt pikka aega tegeleda, siis hakkab midagi hiljem silma. See on nagu asjade otsimine, kadunud asjade otsimine. Et see peab leidma selle kadunud asja sealt positiivselt üles ja ta ei pruugi kohe tulla. Enne sinna ruumi tulekut peab ennast kuidagi ette valistama. Näiteks, et kui hakkad sporti tegema, teeb mingit soojendust vajuselt või... Kõige rohkem on enesest küsimine, et mida sa ootad. Ikkagi kõige rohkem on neid, kes teavad, mida nad tahavad, kes tulevad. Aga samas on, ütleme, mingi osa on need, kes lihtsalt ootavad uut kogemust. Et see on nagu asi, millega ei ole kokku puutunud, on huvitav. Aga praktilisest ettevalmistus on hästi tähtis see toidukorv, mis sinna kaasa võtta. Et see peaks olema selline toit, mis on tervislik, hea, meeldiv, kergesti nagu valmistatav või kätte saadav. Et alati tasub midagi eriliselt head võtta, mida armastad sinna. Et alati võib mitte süüa, kes on harjunud nälgasi tegema, aga see toit peaks olema, sest ta on nagu omamoodi. Ja ta on, söömine on seal pimedas ka üks, ma olen toonud 4 abivahendit välja, kui on midagi rasket, traumaatilised elamused, mälestused või meeleolu langeb negatiivsesse, siis neid abivahendeid võib ilmselt palju olla, aga need on nagu lihtsalt suunavad või abistavad.
et esimene on budistlik versioon, et kõrvaldada ennast sellest sündmusest, olla nagu kiretu, emotsioonitu kõrvaltvaataja. Siis see sündmus muutub nagu selliseks anonüümseks, nagu mingi uudistes midagi teatatakse. Ja selle miinus on see, et sa ei saa seda positiivset jõudu, positiivsest asjast. Sa oled ka positiivse suhtes väga selline ükskõikne. Teine on hingamine. Hingamine on väga, väga tugev asi. See ei sõltu maailmavaade ega ideoloogia. Kui sa hingad õieti, siis alati on hea tulemus. Et hingamise puhul on 3 reeglit, kuidas negatiivsest välja tulla või mitte lasta negatiivsel ennast jõust tühjaks võtta. Et esimene on aeglustada hingamist umbes 2 korda. Noh, kindlasti on paljusid muid, aga ma olen pakkunud sellise välja. 2 korda hingamine aeglasemaks, siis viia hingamine kõhtu ja siit ülalt mitte hingata. See on nagu, mida närvilisem on inimene, seda kõrgemalt ta hingab. Ja 3. asi on näo kõhulihased korraga lõdvestada. Et need 3 asja ära teha, algus võib-olla nõuab veidi harjutamist, et paljudel ei ole päris lihtne, et kõiki 3 korraga tööle saada. Siis tuleb alustada 1 tööle saada, siis kui ta on piisavalt nagu harjunud, teine juurde võtta ja siis lõpuks, mingil hetkel igaüks on suuteline selle tegema. Ja siis, kui väike kogemus on selle harjutamist olemas, siis ta negatiivse meeleolu puhul töötab väga hästi. Et ta ei lase negatiivsele jõudu röövida ja samas sa saad objektiivselt rahulikult läbi analüüsida, mis seal on. Siis 3. vahend on seksuaalsele inimesele, et igasugune erootiline kujutlus. See on igatpidi positiivne, kuna seksuaalsus on nagu nende valu ja meeleheite ja nende vastand, et kui on seksuaalsus, siis see surub valu alla nagu mingisugune sisemine morfiini analoog või muu. Ja kui on valu või hirm või asjad kõrgel, siis surutakse seksuaalsuse alla. Aga seksuaalse miinus on see, et sa võid sellega nii kaasa minna seal pimedas ruumis, kuna need visioonid ja kõik on nii elusad ja nii võimsad, et sa algselt teemalt lähed ära. Et sa tahtsid alguses ühte asja lahendada ja siis läksid teise peale üle. Iseenesest sellest ei ole midagi, sest pärast saab tagasi. Ja viimane vahend on söök, et millest ma hakkasin seda juttu. Et eriti inimesed, kes teevad pikalt näiteks meditatsioone, küsivad enda käest, tegelevad enda sisemisega väga intensiivselt ja pikalt, siis parim vahend välja tõmmata ennast sellest on söök. See toob 2 jalaga maa peale, rahustab mingil määral. Ja just nimelt teatud vaimse väsimuse puhul eriti, ta toob nagu seda värskust ja jõudu tagasi. Et ta on nagu välja lülitumismehhanism väga hea ja hirmudest ka. Ja üldiselt sealt söögi, seda ma unustasin ütlemata, et söögiga seonduv on tavapärane, aga enamus inimestel ainevahetus langeb pimeduses. Juba selle tõttu, et liikumist on vähem. Mina tegin küll kõvasti trenni ka pimedas. Ta on soovitava, mitte nagu igal ühel ilmselt. Aga kes vähem liigub, üks asi liikumine, teine asi pimedus, et ainevahetus langeb oluliselt ja siis paljud söövad vähem. Mina sõin sama palju, aga ma arvan, mingi 60-70% inimesed, kes seal käivad, söövad vähem. Et ütleme 1,5 kuni 2 korda vähem kui tavaliselt. Kas sellist teraapiat võiks igaüks võimalusel ka oma kodus harrastada? Tähendab, kodus ilmselt ta ei ole päris niisugune, on soovitav, seda on isegi paljud nagu joogaõpetajad või vaimsed õpetajad soovitanud, et näiteks õhtu enne magama endist olla pimedas, sest ma olen nagu ise proovinud, et on suur vahe, kas on kuskil maa all täiesti erandatud kamber, meil on ta nagu sellises metsas ka ikka metsikus kohas, et sa tunned reaalselt, et sa oled eraldi nagu tsivilisatsioonist. Või on kuskil korteris, ta midagi muud. Üks asi, et õhk peab hästi hea olema, et värske õhk peab olema. Liigutada peaks saama, ei tohi paigal olla. Aga kõige lihtsam variant on näiteks tund aega enne magama heitmist olla pimedas rahulikult, mitte rääkida, keskenduda oma mingitele probleemidele või vaadata enda sisse, et see on, annab väga palju jõudu ja rahustab ja aitab selgelt nagu enda soove ja eesmärke ja samme nagu näha. Et see on kõige lihtsam võib-olla. Aga ma tean, osa inimesi on teinud omale sellise ruumi. Et ma arvan, et siin on see enda äratundmine kõige oluline. Et mille jaoks keegi tahab. Veel küsimus?
tuleb meelde üks Soome polaarnaligi, et kui ikka tõsiselt ja kaua pime, siis enam ei tea, kus on üleval ja kus on all. Et kas selliseid ruumi orientatsiooni probleeme tekib ka või andekuldud seal on kõik käsi loodud lõuta? Sõltub häälestusest, et sageli, mis tekib mitte ainult pimedas ruumis, aga mille peale on meditatsioonitehnikaid ka, et on täiesti normaalne, kui inimesed, kellel on hästi ergas tähelepanu, ei ole üleväsinud, siis nad võivad uneärkvel oleku piiri peale, kui seda piiri saaks laiali venitada, nad satuvad sellisesse tundesse, kus on kukkumistunne, mis on hästi normaalne. Et lapsed vahel avastavad, et nad ei ole enam ärkvel, aga uni pole veel alanud. Kellel on väga selge tähele, stressis inimene, ta on nii väsinud, et ta ei taba seda kunagi. See peab väga puhanud, väga ärksa vaimuga inimene olema. Siis kukkumise tunne on hästi normaalne, nagu lendamise või kukkumise tunne. Et see võib pimedas samamoodi olla. Ma võin ühe nalja selle kohta rääkida, et mis illustreerib seda tunnet, et me olime matkal ühe grupivennaga Saaremaal ja meil ei olnud magamiskotte kaasas, rääkisime juttu ja öödul läks külmaks ja siis tegime lõket, et soja läks. Ja noh, kui ilm läheb külmaks, siis tähed tulevad välja, taevas oli imelus selge. Ja siis olime ristijalu sellises rätsepistes ja siis tema jäi magama. Ja siis magades aeglaselt vajus selil. Ja siis, kui ta selile vajus lõkkest eemale ja näole igal pool hakkab kohe külm. Ja siis ärkas üles ja esimene asi tohutu karjatus. Ta kirjeldas seda pärast nii, et ta jäi magama lõkke oli silmedes. Üles ärkas, siis ta nägi tähti ja ta tundis füüsiliselt, et ta on kukkunud maakeralt ära, et ta on kusagil kosmoses hõilub enam tagasi ei saa. Need meditatiivsed kogemused on sageli sellised kummalised. See Soome härras meil olid tõsine probleem, enam ei tea, kus on üleval, kus on all. Jah, arstiline hüsteeria. Aga hullem veel, et nad kirjeldavad polaarpäeva isegi hullemini, et see teeb närviliseks ja ärevaks ja see on raskem kogemus kui polaaröö tegelikult. See igavene valgus. Kuidas pimedas olek neid samu hirme, kas see võimendab neid, rääkisite sellest, et mõnel inimesel võimendab? No üldiselt on nii, et millega inimene oma tavaelus tegeleb, sellega ta hakkab seal pimedas ka tegelema. Minul on näiteks hästi huvitav iseenesest, et kui ma esimest korda sinna läksin, meil oli väga stiilne, esimene oli hästi algeline selline pime ruum, üks kartulikerder, meeter korda 3, ei olnud nagu muud võtta. Ja siis, et valgus ei tuleks mingisuguse plaadi asjad panime ette ja siis lõpuks kõige stiilsem asi, ma igatsen seda, visati labidega liiva peale, see on ülimalt stiil. Et see on siuke, nagu retroelamus. Aga üldiselt et millega inimene tegeleb argielus, see kandub pimedusse edasi, kes kogu aeg tegeleb oma hirmuga, siis hakkab seal ka tegelema. Ja siis sõltub nüüd sellest jõust, et kui tal ei ole piisavalt seda hingejõudu, siis ta põgeneb sealt välja. Kui tal on piisavalt hingejõudu, siis ta tegeleb selle hirmuga nii kaua, kui ta lõpuks tekib nagu selline tunne, et selle taga ei ole midagi. Et see on nagu fassaad, selles mõttes, et on mingi hirm, aga seal ei ole midagi taga. Vähemalt pimedas ruumis seal ei juhtu midagi. Et seal tekib just see nagu, et see on hirmu kontseptsioon. Et need seinad on ikka sellised nagu seinad, kui sa katsud, see söök, mis sul kaasas on selline, su keha on selline. Aga kui jõudu ei ole, siis näiteks ma olen tähele pannud inimestel, kellel on kas olnud südame probleem. Ühel oli selline asi, et ta oli kunagi tarvitanud mingeid halutsinogeenseid aineid, ka kas ekstasid või mingid, mis on ka väsitanud seal maksaneerusid südant asja. Ja siis nende puhul, et nad ei julge oma südant kuulata. Ma vahe soovitanud, et kõrvatropid kõrva, siis südamelöögid on hästi, ütleme, et sa oled pimeduses, ainus asi, mille sa kokku puutis, see tõmbab kõik tähelepanu ära, et sa ei tunne oma kehakaalu midagi, aga tunned seda südamelööki, siis inimene, kes on natuke haigem, südames on see kuidagimoodi tunda ja siis ta kardab seda. Üldjuhul terve ei karda, aga siin ongi jah, et tavaliselt need, kes ikkagi on hirmuga kimpus tavaelus, nad ei tule pimedasse.
et see ikkagi tuntakse üsna täpselt see piir ära. Et ja seda ei tohi sinna ajada ka, et see on. Pigem vältida. Jah, et inimene ise tunneb ära selle mõttes. Aga kas te olete mõnel ei ka öelnud, et teie siia? Me oleme ei öelnud sellel puhul, kui osad on konkreetselt öelnud, et nad tahavad võtta mingisuguseid halutsinogeenseid taimi. Et ma arvan, et nad saavad, see ei ole nagu diskrimineerimine, et nad saavad oma kodus ka võtta ja luua omal olukorra, et me ei taha sellega tegeleda. Et me nagu nõuame, et ei alkohoolseid jooke, ei neid halutsinogeenseid aineid, et selles mõttes oleks puhas. Suitsumehed on... Jah, aga pigem nagu selle, paljud on jätnud suitsetamise maha. Et nad on teinud viimase rituaalse suitsu enne selle sisse minekut ja siis... Seal sees ei ole keegi tahtnud teha? No me oleme öelnud, et ei tohi teha. Ja mul ei ole ka nii pikka tagasisidet, et meil on mõned seal kodulehel on üleval mõned, kes jagavad oma kogemust. Aga jah, et peale pimedat nad on selle ruumi või suitsetamise maha jätnud ja see on ära läinud ja ma ei tea, mis nüüd saanud on, aga igal maha on jäetud. Ma arvan, et seal võib olla suitsetada halvem, sellepärast et see suits jääb ikka sinna ruumi, kui keegi peaks proovima. Ja siis ta pärast kohtub veel mitu korda suitsu. Midagi küsimust ära kaotanud ei ole seal toiduvormist mingid asju? Pimedas pidevalt mingid asjad kaovad. Et kõige hullem on see, kui sul on laud täis sööki ja klaasid ja siis võtad midagi käega, pühid teised asjad maha. Et meil on nagu plekist või plastmassist nõud seal, et midagi ei puruneks. Mul lihtsalt läks katki, siis ma pool tundi hoolikalt tõmbasin selle tualetipaberiga neid klaasikirja kokku. Aega läks palju, aga see oli väga hoolikas, jälle omamoodi meditatsioon. Aga üldiselt ei soovita. Et kui midagi kaob, siis ongi, kui sul on tunne, kus see ese võiks olla, siis on õige tunne, leiad üles. Kui ei leia, siis kuidagi teistmoodi. Et mis meil on soovitav, et inimene võtab kaasa mingisuguse kirjutusvahendi ja kaustiku või lehed ja kirjutab oma nägemusi üles. Nägemusi, unenägusid, ka mõtteid, et need võivad olla pärast väga väärtuslikud. Et mitte keegi teine ei oska siukseid asju öelda nagu ise. Kirjutab tähed püstise peale? Kuidas? Tähed kirjutab püstise peale? No kaks varianti on, et ühed kirjutavad joonlauaga. Et kirjutad joonlauaga, siis nihutavad, siis kirjutad veel ja teine on näpuga, et nimetas sõrm näiteks ja pastakuurde, siis hakkad seda rida tegema, siis nihutad selle jälle allapoole. Aga üldiselt kõverad read tulevad enamusele. Ja siis üks võimalus on, kui nad on üksteise peale läinud, siis tuleb hästi suure suurendusega lugeda, siis on võimalik päris hästi aru saada, kui see kiri ikka nii suur on, siis sa näed, mis tähed on, et ühed on üks sõna, teine teise sõna. Aga jah, see probleem on. Mul on selle kirjutamisega üks näide, et kui ma olin pimedas ruumis, siis ma võtsin 2 pastakat kaasa, et ma teadsin, et üks saab tühjaks, aga ma nagu ei jaganud üle seda, et kuidas ma sellest aru saan. No tavaliselt hakkab kraapima, kui tühjaks. Tunde, et läheb raskemaks siis. Sa võid kogu aeg vahetada. Aga huvitavaid asju on tehtud pimedas, et näiteks naised on meikinud ennast. Siis keegi õmbles lapi tekki, keegi tikkis, väga hoolikad, on igasugu niisugused omamoodi asju, et nad on nagu jah, rituaalid enda jaoks, et need kõiki võib hästi teha siin. Et see ei ole üldse imelik, jah, sellised tegevused. Aga millal ikkagi te saate teada, et nüüd päev on läbi? Aga ei peagi teada saada. 24 tundi pole üldse. Ei pea, selles mõttes ei tohiks teada saada, sest see teada saamine väsitab aju. Et aju ei tohi olla rakkes selle analüüsi. Et see igal inimesel on raske tegelikult võtta 7 päeva omale selleks, et sinna minna. Igal ühel on töö ja ei ole aega üle. Et siis selles mõttes seda on hea ära kasutada, et kui seal kogu aeg oma aju väsitada, siis see asi, mis seal võiks olla, mingid teadasaamised enda kohta ja lahendused, siis need jäävad ära, et aju on rakkes selle päevade lugemise. Et see ei ole hea, see päevade lugemise. Aga seal inimesi ei hakka mõtlema, aga vaata, mul on hommikusöök ja lõuna. Mõned ikka kipuvad mõtlema. Või sööd ainult siis, kui sul näljatunne on. Üldiselt küll, jah. Aga kui seda ei tekigi viimaks? Ei, no kui ei teki, siis ei söögi. Millalgi ta tavaliselt tekib.
kas uks on lukku keeratud väljast? Seal on niimoodi, et me paneme ühe riivi ette ja tema saab seespoolt lahti teha riivi. Ja kui ta satub ööajale, siis on helkur paeladest rada ka. Et muidu, jah, et on niisugune lamp olemas. Emergency juhuks kusagil lüliti ka on. Kuidas? Lüliti ka kusagil. Ei, seal ei ole lamp. Jah, lamp ei ole. Et järsku on valgust vähe inimesel. No äkiline terviselike täpselt. Ikka tekib. Kunagi. Tähendab, üks asi, üks Ameerika tüdruk oli seal pimedas, ta oli seal metsa omas, teine on nagu mäe sees, on nagu lageda peal. Ja metsa omas ja siis ta, no ta ei teadnud ka täpselt, arvas, et on ämblik, et keegi nagu käis peal või ammustas midagi nagu selles mõttes hulle olnud ja siis ta jooksis välja ja küsis, et kas siin Eestis mürgised ämblik on. Aga noh, jah, et hästi põhjendatud, hästi loogiline hirm, aga jah, meil ei ole sellised. Aga ta oli õnneks ka mingi 5 päeva ära, et ta sai nagu oma aja jälle täis. Tegelikult on tähtis, kui palju sa oled ära, et midagi juba formeerub. Aga ta ise teadis, kui palju ta juba oli? Ei, selles ta ei teadnud ja ta õnneks ei lugenud ka, et see on üks inimtüüp, kes tahab lugeda. See on võib-olla inimtüüp, kes tahab kõike kontrollida. Jah. Aga tema puhul jah, et siis ta ämbliku peale tuli välja, siis ta ei hakanud enam tagasi minema, aga ta oli juba nagu oma seda, mida ta otsis, nagu need nägemused ja mingid teadasaamised, need ta oli omal kätte saanud. No mingid sitikad satub ikka sinna punkrisse? On vist niimoodi olnud, vanasti me õhutasime, nii tegime vahepeal ukse lahti. Mul on õhuavadel on need sõelad, võrgud, metallvõrgud ees. Et üldiselt sääsed ei saa läbi, aga õhutus ajal, et siis ma arvan, et ma panen veel võrgust ukse, topelt ukse. Kas need, kes on käinud, need on nagu valdavalt üks kord või tulevad ikka korduvalt? Päris palju on korduvaid. Ja see on huvitav, et eelistatud ajad on oma sünnipäev ja siis need jõulupühad ja uusaasta. Et need on nagu sellised lemmikajad, kui on päris palju tahab ühel ajal tulla sinna. Et jah, korduvaid on päris palju. Aga reeglina kõik, kes on korduvad, on need, kes tegelevad mingi asi, kas joogaga, qigongiga, erineva enesearendusega. Et sellist, kes nüüd millega ei tegeleks ja tuleb uues, seda vist ei ole, ma arvan. Et no ütleme, et sellest 350-st ma arvan üle poole, võib-olla 60% need, kes tegelevad millegi konkreetselt enda sees. Kas mõni on öelnud ka, et täielik jama on see ja ma ei saanud sellest mitte midagi ja see on täitsa mõttetu? On üks tüüp, kes on, no ta ei ole öelnud, et täielik jama ja umbes, et keelame ära ja nii ei ole öelnud, aga on üks tüüp, jah, et on üks tüüp vaimseid otsijaid, kes teevad mingeid tehnikaid, need on hästi, ütleme, kannatamatud, läbematud, ei viitsi palju tööd teha, tahavad hästi kähku tulemusi saada. Ja siis nad on harjunud oma treeninguid ka mitte üle kontrollima, nii nagu on, lastel on koolis eksam, õpid ja siis pärast vastad, sama on spordis ja igal pool. Aga siis vaimsetes ringkondades on inimesed, kes siis arvad, nad on jõudnud hästi kõrgele, aga ei kontrolli oma võimeid, minu pärast selgelt nägeb midagi muud. Ja siis nad ka tulevad välja ja ütlevad, et nad on juba kõik ära näinud ja kõik on selge, et jah, et mul ei ole siin enam midagi teha, et mõned on olnud. Et sellised inimesed sageli ütlevad, et kui sa pakud mõnda huvitavat raamatut neile, siis ta paneb käe raamatu peale ja ütleb, ahah, selge, et mul on selge. Rohkem ei oota. Et tunnetab nii-öelda ära. Ütleme, ta ütleb niimoodi siis. Kas on veel küsimusi? Aga siis ma tänan, et Eerik Grünberg meiega
oma kogemust jagas ja saate võib-olla tema juurde siis külla minna ja ise proovida ära, kes ei ole proovinud.